Tere kõigile! Kuna ma olen kindlasti paljude inimeste jaoks selline juba dinosauruseks kujunev Eesti juht, siis mul on suurepärane võimalus täna juba paljud siin kohatud inimestega puhul rääkida ära ka oma lühike CV. See ei ole väga pikk, et siit kedagi Viimsi valla kunagisest vallavalitsusest, kus ma alustasin, ma veel ei ole kohanud, aga lihtsalt võib-olla selline põgus ülevaade sellest, et kus ma siis olen töötanud, siis olen töötanud IBM-is aastaid. Tere, Rain! Olen töötanud ka Elisas. Tere, Andrus! Ja olen töötanud ka kütuseäris, kus ma küll ei töötanud koos Arturiga, aga me olime sel juhul väga head konkurendid, nii et tere ka Artur, nii et selles mõttes ma olen täitsa õigel ajal, õiges kohas, õigete meestega ümbritsetud. Aga millest mina täna teile räägin, on tegelikult siis selline ettevõtte juhi vaade, kus ja kuidas kasutada veel tehnikalahendusi, sest et kui me räägime nutikatest töövahenditest, siis ma usun, et inimesed, kelle peamine töökoht on kontor, ja kes täna ühel või teisel kohal istuvad ja tegelevad tööga läbi arvuti, on, ma usun, üsna nutikate vahenditega juba täna varustatud, sest et meil on väga huvitavaid laoprogramme, raamatupidamistarkvarasid, mida iganes keegi kuskil teeb, arvuti taga tal on need nutikad töövahendid. Samal ajal me peame aru saama, et on väga palju ametikohti, mis ei ole seotud igapäevaselt arvuti taga istumisega ja nende inimeste töö samamoodi vajab tegelikult aastast aastasse üha rohkem tähelepanu, kuidas nende tööd muuta, kuidas nende töö teha lihtsamaks. Ja kui me räägime sellest, et väga palju sellist rumalat füüsilist tööd lähiajal võtavad üle masinad, seda on ka juba teinud, erinevad tehased on avatud ja kui vanasti oli tehas, tähendas seda, et sinna võeti tööle sadu inimesi, siis täna on tehaseid, kuhu läheb tööle 2 meest, need töötavad ka vahetusega ja vaatavad, et midagi maha ei kuku lihtsalt. Aga meile jäävad alati inimesed, kes on kullerid, mingil määral midagi peavad tooma, mis on tõesti õrn või vajab mingeid täiendavaid selgitusi. Meil on olemas täna endiselt veel teenindajad ja kuigi ühel hetkel saab ka palju nende tööst ära automatiseerida, siis paratamatult elu on näidanud, et ei ole midagi toredamat kui üks musikalli ja naeratus, ehk et meile jäävad ikkagi nii põetajad, teenindajad, kes aitavad inimesi ja sellega me peame mõtlema ka nende inimeste töö hõlbustamisele. Ja mis on seda siis ennekõike meie tööd mõjutanud, on olnudki see, et tööjõudu napib, töötame surmani, mis tähendab tegelikult 2 asja, et tööjõudu napib, me peame väga palju mõtlema sellele, et kuidas üks inimene suudaks ära teha väga paljude rutiinide täitmise ja teine asi, töötame surmani, me peame mõtlema ka sellele, et kuidas anda tehnoloogilised vahendid inimestele, kes võib-olla vanemas eas ei ole enam nii säilenõtked, ei ole nii kirkad kõiki asju õppima, ehk et sisuliselt me peame leidma ka neid lahendusi, kuidas need töövahendid muutuvad lihtsalt hallatavaks. Toon oma elust näite, et kui te lähete Ragn-Sellsi tööplatsile, siis nende meeste, kes seal erinevate asjadega töötavad, näiteks sorteerivad ohtlikke jäätmeid, neil on käes kindad ja need kindad on veel kõik keemiakaitsega, ma ei tea, maandatud ja mida muud, siis nende kätega ei ole võimalik mingisugust pisikest mobiiltelefoni suurust aparaati mingeid nuppe vajutada. Sisuliselt sa pead olema võimeline rinnaga minema mingi asja vastu, kui sa tahad midagi vajutada. Ehk et me peame mõtlema ka sellele, et millistes tingimustes need inimesed töötavad. Digitaalne tehnoloogia loob selle aspekti, ma arvan, et on ka inimesi, kes tegelikult enam ei käi kontoris, kellel ei ole üldse sellist asja nagu kontor, et nende kontor ongi auto või heal juhul mõni tankla aeg-ajalt, kus nad siis saavad oma seadmeid laadida, aga nad on kogu aeg liikvel.
Ehk et me peame mõtlema ka selle peale, et kuidas me varustame neid inimesi, kuidas me loome turvalise keskkonna näiteks kodus, ma ei räägi siin sellest turvalisest, mida mina pean tagama, et kuidas vältida seda, et töötaja ei libastu enda köögis, sest ka see on tööõnnetus, kui ta parajasti on samal ajal võileiva valmistamise ajal ka näiteks koosolekul, et ma räägin sellest, et ka see võrk peab olema turvaline, see ühendus ettevõtte serveriga, kuidas andmed liiguvad, kõik see peab olema läbimõeldud. Infot on nii tohutult palju, kui te mõtlete näiteks täna kõike seda, mida me aeg-ajalt ikka loeme ajalehest, et jälle mingi eurodirektiiv on välja tulnud, siis tegelikult need eurodirektiivid jõuavad alati kellegi töölauale. Ja tore on see, kui selle inimese töölaud võimaldab ta rahulikult, ma ei tea, guugeldada või otsida mingitest tööjuhenditest, aga mõelge nüüd sellest, kui te olete, ma ei tea, võtame jällegi minu tänapäevatöö Ragn-Sellsi teenindaja või töötaja seal jäätmeplatsil ja te peate aru saama, mis teile täna toodi, mis on selle hunniku sees, sest seadus ütleb, et kõiki jäätmeid tuleb kohelda vastavalt nende päritolule, nende nii-öelda keemilistele omadustele, kuhu neid võib panna, kas asfaldile, mullale, liivale, kas neid üldse võib vastu võtta, ja jäätmekoode on sadu. Ehk et küsimus on selles, et kust see inimene, mille abil ta määrab seda. Ehk et jällegi me jõuame sinna, et need infot on tohutult palju ja ta mõjutab tohutult meie tööd. Ja rääkides siis töösuhetest, siis olles nii-öelda piiratud tööjõuga turul, olles nii-öelda seotud sellega, et ikkagi inimesi meie töös paratamatult on vaja, me peame ka aru saama, et inimesed ei taha teha enam kõiki töid. Nad ei taha teha töid, mis on nende jaoks väga rasked või väga ebameeldivad, väga keerulised, ehk et meie kõik töövahendid peavad olema suunatud sellele, et teha see töökoht inimesele meeldivamaks ja lihtsamaks. Ja kui me räägime siis sellest, et kust tulevad uuendused ja arendused, ilmselt siin saalis paljudele sellest ei pea detailselt rääkima, mida ma selle slaidi juures tahan rõhutada, on see, et tegelikult on ka meie enda töötajad, need, kes tegelikult teevad mis tahes tööd, teevad rutiinset tööd, on väga heaks sisendiks just selleks, et kuidas nende tööd lihtsamaks teha, ehk et samamoodi nagu me kogume mõtteid oma klientidelt, oma, ma ei tea, partneritelt, samamoodi me peame suhtuma ka oma töötajatesse, saades neilt tegelikult väga head informatsiooni. Ma harilikult alustan vestlust töötajatega sellel teemal just nii, et mis on see asi, mis teie arvates on kõige kasutum teie töös või mis teile kõige rohkem keerukust pakub või mis on see, mida teie homme päev ära jätaksite, kui see oleks teie teha. Ja selliste küsimuste läbi tegelikult saab päris hea info selle kohta, et mida peaks töökorralduses muutma, aga ennekõike ka seda, et milliseid töövahendeid oleks võimalik kasutusele võtta. Ja kokkuvõttes siis, mis valdkonnad vajavad mõned näited, see ei ole lõplik loetelu loomulikult, aga mõned näited minu enda elust, mis on siis seotud sellega, et milliseid lahendusi on vaja või mida on vaja lahendada töötajate jaoks, näiteks ajaliselt olulised tegevused, kui sa ikkagi pead teadma, et sa iga päev kell 12, kell 1, kell 3, kell 6 pead midagi kontrollima, on see siis see, et sa pead füüsiliselt kuhugi minema või sa pead midagi kuskilt järgi vaatama, siis on tegelikult ikkagi tänapäeva, eriti kui me räägime noortest inimestest, kes on harjunud kõiki asju läbi elektrooniliste lahenduste tegema, siis sa tegelikult pead leidma viisi, kuidas inimesele seda meelde tuletada ja kuidas seda teha nii, et seda on võimatu vältida, ehk et kuidas teha elektrooniliselt nagu jalavõrju, mis enne meil õpetas sul jala ümber piiksumist, kuni sa oled selle nii-öelda mingi näitaja kuskil kinnitanud. On täpsust nõudvaid tegevusi, mis tegelikult tähendab seda, et väga paljudele töörutiinidele ja andmete sisestamisele tuleb panna peale väga jäigad piirangud. Et ei saakski eksida, et ma olen paljudes juhtudel näinud väga palju maksma läinud vigu lihtsalt seetõttu, et inimene, kellel
on võimalik, ta sisestab näiteks 1 nulli rohkem või midagi sellist, ehk et kõik see, kuidas kontrollida inimeste tööd selliselt, et neil endal tekiks vähem võimalusi eksida. Organisatsiooni läbivad protsessid, nende all ma mõtlen seda, kus siis ühest kohast antakse mingisugune tööülesanne teisele organisatsiooni allüksusele, on see klientide probleemide lahendamine, mida iganes, seal on väga oluline see, kuidas me märgistame, kuidas me seome omavahel selle, et tekib ka meil tööalaselt kindel arusaamine, et kes võttis vastu ja kes andis üle ja kas see nii-öelda on toimunud